Nii, tere taas siis kaasa reisima Lasnamäele, et lunastame siis seda loteriivõitu jätkuvalt välja, mille osaliseks me siis saime peavõidu raames. Et oleme siis jõudnud, näitan ka, kuhu me oleme jõudnud. Noh, et ega väga kaugele ei ole jõudnud väga kaugele. Et tegelikult me oleme põhimõtteliselt võrreldes siis selle esimese videoga teisel pool maja, et siis siin garaažide vahel, et ma näitan seda samust kollast maja. Et kui sealt viadukti pealt näitasin seda, ütlesin, et siin on siis mööblitehas ja kivitehas, et see on siis, nüüd oleme siis siin hoovis, et siin on põhimõtteliselt selline garaažide vaheline ala, et nii-öelda siis Eesti tootmisala on ju, tootmisrajoon, piirkond on ju, et aga Eestis need tootmispiirkonnad ju piirduvad selliste, ongi mingite logistikaladudega, mingite garaažidega, remonditöökodadega, et ega ju sellist tootmisala siin Eestis nagu väga ei ole, kus siis tuuakse tooret, mingit metallitooret ja siis hakatakse siis tootma mingeid metalle ja sellist algprodukti või ütleme sellist materjali, eks ole, ehitusmaterjalitööstust, eks ole, või metallitööstust on ju, et ma ei tea, võib-olla siin Silmet on üks firma on ju Eestis, kes siis toodab reaalselt siis ongi materjalide tootja on ju, et ega siin ülejäänud nagu siingi piirkonnas, eks ole, sellel Põik tänaval on ju, kõndisin mööda, on seal, on see Haanpaa, eks ole, on siis mingi Soome kapitalil on ju transpordifirma, see on kenad rekad, eks ole, Soomes raha on, Soomesse tuleb raha jälle Rootsist on ju, kelle ikke all nad siiamaani on ju, 2% seal rootslasi ja riigikeel on rootsi keel on ju Soomes. Et siis ongi see Haanpaa selline firma siin, kenad sisternautod veavad siis kemikaale seal sisternides ja eks nafta ja mis seal on, nafta on ka ju keemia tegelikult looduses siis, mis seal on siis ladestunud need suurtes sõnajataimedest siis maa sisse ladestunud siis nafta ja siis sellest siis toodetakse ju keemiat tegelikult, riided ja kõik on ju sellest naftast toodetud selliselt suures osas tegelikult, et see keemia kõik on ikkagi naftast tehtud. Ja siis seal oli see autoaed, seal on ju mingite autode, eks ole, mingite autode müük, ja siis autogaraažid, autoremondi töökojad ja selja taga on näha siis A. Le Coqi mingi filiaal, et selline kergtootmine, ütleme, õlle pruulimine on ju, et leiba käärima ja või enne leiva tegemist juba pannakse midagi käärima. Et aga nüüd me siin siis liigume siit Põik tänavast välja ja näitan ka, kuhu me liigume. Liigume lennuvälja poole. Et siin Lasnamäel on ju kõik olemas, et on ka lennuväli. Lennuväli ju kuulub Lasnamäele tegelikult, et see suur ala pikki lennuvälja siis
jooksebki kulgebki siis edasi see, näitan niimoodi, on seda territooriumit veel, seda piirkonda, nii-öelda siis tööstuspiirkonda, eks ole, mis ei ole tööstuspiirkond, on ju, siis laopiirkond tegelikult suures osas, võib öelda siis tootmispiirkond, aga eks see tootmine on siin jah selline, et ilusates pakenites mingit kaupa nagu tuleb, on ju, ja see komplekteeritakse natuke ümber, eks ole, mis on siin tootmisettevõtted Eestis. Seal üks lennuk ongi õhku tõusmas, võib-olla saame selle ka pildile. Ei taha praegu filmida, et siin on üks takso seisab, et siis see lennuk on sealt, ta tõusis üles, aga võib-olla see taksojuht võib-olla siis, ei ole tema elu ka kerge, et tunneb võib-olla puudutatuna ennast, et ma nüüd edasi filmin, on ju. Aga see tootmine on jah siin Eestis ju selle süsteemiga, et kuskilt Hiinast tuuakse siis, eestlane on ju kaval, on ju, siis arvab, et on kaval, et toob Hiinast, ma näitan seda lennuvälja vahepeal. Et eks ta nii käib, see olukord praegult oli siin, et oleks lahe olnud seda tõusvat lennukit näha, on ju, aga eks see lahedad asjad tihti nagu on nagu kellegi arvelt, et siis oleks jällegi keegi tulnud puudutatuna, see taksojuht seal just läks puhkama. Et las ta siis rahus puhkab seal ja aga jah, et see tootmine ju siin kavalalt nagu on nii-öelda kaval, eks ole, on see eestlane, et Hiinast nagu tuuakse siis ju seda tooret, kõiki neid detaile tegelikult juba, isegi ta ei ole mitte toore enam, aga need detailid on ju kõik juba valmis Hiinas, juba tehtud valmis, et siis riisipaki eest, eks ole, riisipaki eest siis toodavad, on ju, need toredad hiinlased, eks ole, töökad ja kuidas kõik veel, mida veel, on ju. Et kus siis ju tegelikult on see nii-öelda see reaalne siis orjakaubandus toimubki, on ju, tegelikult Hiinas. Eks seda siin on Eesti ja Läti ettevõtted ka tegelikult harrastanud natukene. Et Lätis oligi konkreetselt, kus siis prokuratuuris mõistetigi inimkaubanduses, siis orjakaubanduses siis süüdi ettevõtte ja tegelikult Eesti siis ettevõtte, kes neid präänikuid siis nagu ostis sealt Lätis, selle orjakaubandusega oli siis tehtud, toodetud, et siis see Eesti ettevõtte tegelikult mõisteti ka süüdi, aga ta lõpetas selle partnerluse ära selle Läti ettevõttega, et siis nagu eestlane jäi puhtaks jälle. Aga siin jah, lennujaama pikki lennuvälja siis me kõnnime ja siis et kõik need laod ja need nii-öelda garaažid ja seal üks Haanpa auto lähebki. Et see ongi siis see Haanpa, näitab ühte lennukit veel. Et seda ma nüüd ei tea jah, kui hästi see lennuk siin pildile jäi, aga et eks ma pärast vaatan, mul ei ole sellist kaamerat siin. Ma ei saa niimoodi korraga filmida, et ma ise näen ka, et ümber lülitada oleks saanud tegelikult võib-olla kuidagi siin, aga siis oleks pidanud selle video vist katkestama, et siis oleks saanud ümber lülitada.
aga siis mööda Pikive lennuvälja, jah, see piirkond siin jookseb, see on see Sõjamäe piirkond, et siin neid tootmisi selles stiilis siis jah, kus detaile, eks ole, on toodud, on ju, Hiinast on detaile toodud ja siis need detailid siis pannakse siin kokku ja siis müüakse siis isegi juba mitte ei müüda, aga tegelikult juba Rootsis siis kuskil see ettevõte, kes neid siin siis kokku paneb, eks ole, komplekteerib, et see ettevõte ongi siis juba, see ettevõte on Rootsi oma, Rootsi, Norra, Austria, et niimoodi see eestlane siin neid asju ajab, et kurb või naljakas, aga niimoodi on see ettevõtlus siin nagu üles ehitatud, et vahenduse ja teeninduse peale tegelikult, et Suur-Sõjamäel on ka tegelikult veel metallide töötlemist on ka tegelikult, et kui niisugustest laskematest asjadest rääkida, aga metalli tootmist nagu ei ole, et on jälle siin on jälle need metalli vinkelrauad, metalltoode on juba valmis, et ja sellest siis klopsitakse nagu kokku, kas keevitatakse, keevitamine on ka juba robotiga on ju, masinkeevitused, on ta ka, pannakse masina alla ja see laseb selle raami kokku seal ja siis paljud ettevõtted siin otsivad konstruktoreid ja projekteerijaid, et see on ka selline, see on ka selline copy-paste on ju, et projekt on juba ju projektid on juba ju 10 aastat, 20 aastat on nad ju baasis olemas, et seal tuhnid selle pildi välja, teed selle skopi, paned selle pildi, siis vahetad selle pildi ära, paned sinna nii-öelda siis keevitus käed programmil põhinevasse siis CNG siis masinasse, eks ole, vahetad selle pildi ära seal, paned enter on ju ja siis masin jälle teeb nagu selle, hakkab siis seda toodet vastavalt sellele projektile, mis on juba siis varem, eks ole, nagu tehtud, et mis siis tähendab projekteerija, eks ole, et ma olen projekteerija, on ju, insener, eks ole, et mida see siis reaalsuses tähendab, on ju, et lihtsalt võtad kuskilt, nagu laotööline, on ju, et võtad kuskilt mingi pildi ja viid selle pildi, kopid kuskile teise seadmesse ja paned käima ja kui siis seade lõpetab enda töö, on ju, vahetad siis jälle pildi ära ja võtad siis asja välja ja toote, on ju, ja pakid ära või saadate edasi ja et niimoodi see reaalsuses see elu toimub niimoodi Eestis, et see on reaalsus, et selles mõttes see ei ole mingi ajakirjanduslik projekt või mingi millegi tõestamine või et millegi paljastamine, et see ongi lihtsalt see, mis ongi nii, nagu siin mööda lennuvälja me kõnnime, Piki lennuvälja ja siin on need hooned, tootmisettevõtted, logistikahooned, et niimoodi see elu nagu toimibki nendes. Et on siis lihtsalt nagu mingi vahendus ja mingi ekspluateerimine tegelikult. Et see, mis on nagu välja reklaamitud, eks ole, see et nüüd on siin insenerid kõik, eks ole, ja mingi kõva arendamine, eks ole, et siis tegelikult on see kopeerimine. Et
see on nii. Noh, teisel pool teed on siis teisel pool teed on ka sõjaväe siis ladu, kaitseväe logistikaladu. Teisel pool teed, näitan veel pikemalt seda natuke. Et seal nendes hoonetes on siis, tal on siis selline uhkem nimetus ka, mingi kaitseväe toetusüksuse logistikakeskus, aga põhimõtteliselt jah, siin sõjaväe või kaitseväele on siis siin varustust, et noh, tegelikult see näitan lennukid ka siin taustal, et see lennuk on jah, vast remonditakse seda lennukit või on ta juba maha kantud, et midagi demonteeritakse siit. Et seisab pikka aega juba, et siin on selline ala siis lennuväljal ka, et see on siis remonti minevad lennukid seisavad. Et aga see kaitsevägi on ju ka ju samamoodi, et ega ta on ju ka meie küll vist maksab Eesti NATOle 2% seda 2% eelarvest maksab NATOle selle kaitse eest. Et siis on see kaitsevägi nagu NATO alluvuses, et see 2% on ju raha ta on ju, aga et kui suur raha ta nüüd siis sellele NATOle on ju, et siis NATO põhimõtteliselt tagab meile ju seda turvateenust on ju, et kui midagi peaks juhtuma, siis vajutad nuppu ja tuleb siis NATO nagu need lennukid ja värgid, et tulevad siis appi, et on see nagu sisuliselt selle asja mõtte nagu see turvateenuse nagu summa on ju. Aga see on ikkagi nagu niimoodi, et ega ta on ju siis sa oled ju selle suure projekti NATO alluvuses on ju ja oled selle liige on ju, et täidad siis ka nagu need ettevõtedki siin nii-öelda eraettevõtlus, eks ole, et nad on siis kapitalil, Rootsi kapital, eks ole, ja see organisatsioon on ju Rootsi oma, eks ole, see emafirma on ju, ja siis on nagu, selle alluvuses käib see tegevus, et nende visioonide ja nende programmide alusel, et kaitsevägi siis samamoodi on ju, et kuigi küll see raha nagu tuleb ka meilt, eks ole, eraettevõttes samamoodi on ju, aga see raha ongi nagu selline sissemaks, eks ole, et ja mingi teatud teenuse nagu tagamiseks siis oma osalusmaks on ju, ja siis ikkagi see põhiaju, eks ole, see põhikäsklus, eks ole, et see põhiline siis juhtimine on siis ikkagi ju seal väljaspool, eks ole, seda piirkonda siit. Et see komponeerimine, see peamine dirigeerimine ja kompositsioon toimub ikkagi, siis NATO, eks ole, mis riigi USA, eks ole, organisatsioon ta on, eks ole, ja siis teiste siis välisriikidega siis koostöös on ju, toimub see ikkagi see komponeerimine, et kui palju meie seal siis, nagu kui suurt osa meie siis sellest kompositsioonist nagu moodustame on ju, et ega hääleõigus nagu on ju, aga ongi, et kui suur see hääleõigus on, et niimoodi see elu siin nagu käib, et siin Taamal on jälle üks, kui nii öelda, et jälle tööstusrajoon, eks ole, et aga on siis jälle mingi rendiettevõte, et
mis siis rendib ehitustehnikat, eks ole. Ja siis ettevõtted, kes siin siis tegutsevad, ise nagu midagi väga ei oma, eks ole, siis muudkui aga renditakse ja makstakse siis korraks see summa välja, et midagi kasutada ja siis kasutatakse see tõstetehnikaid ja kraanasid ja ehitusseadmeid, et niimoodi see elu siin nagu käib, et on see reaalsus selline, et erakapital siis baseerub väliskapitalil, et niimoodi ta siin on, et omanikfirmad on välismaa firmad ja omanikuorganisatsioonid siis nagu siin Kaitseväge sai mainitud, et omanikuorganisatsioonid on ka välismaa organisatsioonid, et kui palju siis seda juhtimist nagu ise saab teha, et kui sa kuulud, eks ole, välisorganisatsiooni koosseisu, mis siis delegeerib tegevust, et siin nagu praegu on need arutlused, diskussioonid, et miks valitsus ei tee, eks ole, ja miks valitsus ei tee ise mingit tuumaelektrijaama ja seoses kõik selle rohepöördega, eks ole, rohepoliitikaga, energia tootmisega üldse on ju, et miks me ise, eks ole, et aga kui põlevkivi saab otsa ja polegi ressurssi, on ju, millest toota, et sa pead ju milleski elektrit sa pead ju tootma, eks ole, ja kui sa siis toodad, eks ole, tooda neid päikesepaneele, on ju, ja kui sinna on vaja ikkagi nende akude jaoks on vaja kemikaale, eks ole, metalle, materjale, kui meil ei ole seda toormaterjali, see tuleb välismaalt, on ju, ja siinsed ettevõtted baseeruvad välismaisel kapitalil ja siis omanik ongi ju välismaalane, et ega siis valitsus ei saa, komponeerib, eks ole, valitsus, eks ole, ega sa saad ju komponeerida seda, nendest materjalidest saad komponeerida, mis sul on, ega siis sa võid ju olla, eks ole, võid olla proffdirigent, on ju, aga ja seal komponeerida ja dirigeerida, aga kui sul orkestris keegi ühtegi pilli mängida ei oska orkestris, eks ole, et ega seal siis sümfooniat sealt ju ei tule, et sa võid seal ju komponeerida ja kuidas jaksad ja oskad, eks ole. Et samamoodi nagu valitsus, eks ole, et eks muidugi on ju saab paremini ja saab halvemini teha, on ju, aga et ega kui nüüd valitsuse käes on nagu komponeerida sellised eraettevõtted, eks ole, kes baseeruvadki väliskapitalil, et ja siis küsida valitsuse käest, siis neilt nõuda, eks ole, et miks nüüd valitsus ei määra ise, et kuidas siis, et teeme ise, eks ole, nüüd selle, eks ole, et iseseisvalt on ju selle nüüd tuumaelektrijaama või selle hüdroelektrijaama, eks ole, et siis kuidas valitsus saaks seda teha, kui need ettevõtted, mis siin tegutsevad, kuuluvad välisriikidele. Et siis ei ole ju võimalik valitsusel ju seda määrata, et hakkame nüüd ainult, et kogu materjal tuleb, eks ole, väljast ja kogu kapital tuleb väljast, on ju, lõviosas, eks ole, see kapital on ju, et ja siis
et piltlikult siis niimoodi, et auto tuleb Rootsist, Volvo on ju, materjal tuleb Rootsist on ju, noh, ja kõik tuleb Rootsist on ju, ja paneme nüüd siis sinna Volvo, eks ole, siis logole paneme siis Eesti on ju, noh, et see ei ole ju võimalik on ju. Et kui sa ikkagi kuulud nagu kuskile organisatsiooni, kuskile kontserni on ju, kus on omanik, et noh, et siis see omanik on see omanik on ju, et siis ja sa kasutad neid nagu tema materjale, eks ole, tema vahendeid, tema kapitali, et siis seda niimoodi nagu noh, ta on ju kaitstud on ju, et ega ta siis niisama nagu noh, eile ju sündinud ei ole ju, eile ei ole saanud omanikuks, eks ole, ta on ju selle üles ehitanud, et ega ta oskab ju ka ennast kaitsta, et ega see niimoodi ei ole nagu noh, me võime siin ju proovida, aga see mingil määral, eks ole, sa noh, nagu USA paneb seal Apple'i noh, ikkagi ta kirjutab sinna tegelikult Apple'i taha, et see on tegelikult ikkagi Hiinas tehtud, et ega päris nüüd niimoodi, eks ole, et nüüd ärastame selle kapitali, eks ole, et nüüd see on meie oma, eks ole, et noh, et kui me tahaks seda energiat hakata tootma nüüd ainult enda ressurssidest, et jah, siis oleks see võimalik, et meie oma, eks ole. Aga nii kaua, kui need rahad ja summad noh, tulevad nagu ikkagi välisinvestoritelt, välisomanikelt, väliskapitali omanikelt, et noh, siis on ikkagi see otsus nagu tuleb nagu omaniku käest, et kelle oma see on ja kuidas seda määratakse ja mida tehakse, et ega siis ongi, et me võime ju öelda välisinvestorile, et noh, meile see ei sobi, noh, siis välisinvestor ütleb, et aga okei, et noh, et talle ka ei sobi, siis ta ei toogi, noh, et aga siis ongi, et siis teemegi ise, noh, et aga hakkamegi siis ise tegema, eks ole, et lähmegi siis Euroliidust välja, eks ole, seda me ju ka ei tee, eks ole. Et me oleme ju ikkagi seotud, me oleme ju ikkagi selle delegeerimise alluvuses, et meil ei ole seda volitust ikkagi, et nüüd hakkame tuumajaama rajama, eks ole, ja noh, kas meil on üldse neid vahendeid, meil ei ole ju ka ressurssi, on ju. Et siis ongi, tuleb need ideed kokku korjata, mida üldse saab teha, millistest vahenditest energiat toota. Ja siis sealt parim idee siis valida. Et ega siin muud varianti pole, et niimoodi tuleb toimida, aga et jah, et nüüd midagi nüüd siin süüdistama hakata, et noh, et miks see nüüd nii ei tee, eks ole, et noh, siis tuleks ju vaadata, et aga miks ta ei tee nii, et seal on ju see tuum asjas sees, et kui me lähtumegi võõrkapitalist, siis seal me ei saa seda üleöö muuta. Et kui nüüd noh, vaadata seda energia küsimust, et millest noh, põlevkivi saab nüüd otsa, millest nüüd siis hakata tootma, on ju, millest nüüd hakata tootma siis energiat, et saaks siis noh, soojagi talvel näiteks. Talved enam nii külmad ei ole, aga natuke ikkagi on tarvis, et ja siis ka valgust on ju, on vaja. Arvutitele ja nendele ka ikkagi voolu, elektriseadmetele on voolu vaja. Autod lähevad ka elektri peale, et nafta saab ka varsti otsa, et siis ongi tarvis noh, seda energiat ju saada, et millega kõiki neid masinaid, seadmeid siis käitada, mida me kasutame enda majapidamistes ja siin vahendite hankimiseks on ju, elus püsimiseks. Et siis noh,
päikesepaneelid jah, nagu sai mainitud, et noh, et ega seal ongi, on ju. Seal läheb see ikkagi lõpuks see ring nagu sulgub, et seal on ikkagi neid akusid vaja toota, on ju, ja mis seda salvestaks. Aga noh, ma ise arvan, et see hüdroenergia võiks olla see jõgede voolust. Võiks olla nagu selline jätkusuutlik, et jõgi voolab nagu nii. Et meil on ju jõgesid küll selles mõttes. Ja seal tuleb, noh, et öeldakse, et noh, ei ole nii kiireid jõgesid ja nii, et noh, et aga ma ei tea, et ma siin olen ikka näinud neid jõgesid, et see vool on kohati päris kiire osades kohtades ja tegelikult Eestis on tehtud ka hüdroelektrijaamu väiksemaid, mis toimivad tegelikult. Et seal on vaja lihtsalt, ongi siis nagu ära siis vaja tõestada, et miks ta siis ei sobi. Et noh, kui nüüd öelda, eks ole, kui nüüd praegult on selline situatsioon, et öeldakse, et näitan ühte rongi vedurit läheb. Et siin ongi siis jälle need raudteevagunid seisavad, et seekord ongi toodud puitu. Aga siis, kui see situatsioon ongi praegu selline, et on võetud seisukoht, et jõed on liiga meil aeglased ja samas siin üks mees tegi, eks ole, et ma ei mäleta, mis Eesti piirkonnas see oli, aga ta tegi ja seda piirkonda, see hüdroelektrijaam sellest jõest, selle jõe voolust, siis toidab seda asulat, mis seal on. Et siis tegelikult ju saab teha hüdroenergiat meil edukalt. Et siis tulebki uurida, et tuleb siis välja selgitada, eks ole, palju ta maksab, eks ole, ja need tegurid välja tuua, et mis selleks vaja teha on, eks ole, et noh, seal on kindlasti vaja hüdromehaanilisi valemeid on vaja kasutada, et siis noh, neid tamme ehitada, kuidas seda kuskilt võib-olla natukene kaevata, et kus seda jõevoolu kiiremaks saada. Et natukene on vaja seal rajatisi kohandada, rajatisi ehitada, aga see on kindlasti jätkusuutlikum kui see, et noh, et nüüd kogu aeg nüüd hakata kaevandama metalli ja kemikaale, et neid akusid, päikesepaneelid akusid siis toota. Et päikesepaneelid võivad olla, aga siis toetuseks, nagu toetavaks meetmeks. Et ja see tuuleenergia on nagu selline, mis noh, et ta on ikka see tiiviku püsti panemine ikka seda loodusala ikka reostab päris kõvasti. Kõik lindude rännet ja vibratsiooni ja tekitab, et noh, segab päris palju see suur tuuletiivik, ja noh, kui tõhus ta on, et see tuuleenergia, noh, ja kui ta merepinnasele siis merepõhjale nagu rajada, eks ole, et ta selle keskkonna ikka märgistab kõvasti ära see tuuleenergia. Tuuleenergiast siis energia tootmine. Et tundub nagu niimoodi olevat, et see hüdroenergia tootmine tundub kõige nagu kahjutum, stabiilsem ja jätkusuutlikum olevat. Et aga noh, selleks on vaja uurida ja tõestada. Ja siis panna, kui need uurimised ja tõestamised on nagu edukad, et siis see plaan paika panna. Et põlevkivi otsa saab ja nii ta on. Et aga noh, jõudsime nüüd siia jälle selle rongivagunite juurde, et näitan siis lähemalt ka seda puidukoormat. Et eks Venemaalt on seda toodud palki ja noh, et siin
on siin selline seisuala, et mingi seisuala, kui see rong tuleb, et siis vagunid tulevad, et siis siin ta jääb seisma, et siin on siis kas rööbaste ümber jaotamine toimub siin arvatavasti. Et siin on nagu selline, et kuhu siis, millisesse terminali see rong siis nagu suundub. Et arvatavasti siin käib see suunamine. Ja siis võib-olla mingi deklareerimine ka, et ma siin olen näinud, et siin kontrollitakse nagu ka midagi, et vaadatakse vagunite alla ja et võib-olla, et kedagi seal, ma ei tea, kas kaasa ei reisiks või et igatahes mingi kontroll siin nagu käib, et kontrollitakse siin. Et eks ta niimoodi on, et see kapitalivärk on, et ega tuleb usaldada kontrolli ühesõnaga. Aga vaatame siis järgmisel korral, et vaatame siis, kuhu me liigume, et võib-olla kõnnime mõnest Laagna sillast ka üle, et seal on see võimas vaade kogu sellele piirkonnale, et sellisele avarale piirkonnale, et kui sealt vaadata siis ühe silla pealt edasi, et siis tundub nagu see piirkond oleks lõpmatu, et selline võimas vaade sealt avaneb, kõik need paneelmajad ja mis sealt vaatest siis avanevad. Et aga siis vaatame, siis liigume siis mõnes teises piirkonnas ka siis rohkem, et siis Sõjamäe poolt siis liigume siis väljapoole rohkem, et Lasnamäele siis sissepoole. Et mida võiks veel teha, et eks siis kus veel jalutada, et eks siis sinna Pae tänava sillalt üle jalutada ja siis sealt siis liikuda siis võib-olla mööda seda Pae pargi ala, et seal on ka tegelikult see läheb sinna samma, kus me ükskord jalutasime seal Katleri piirkonnas, et see liigub sinna Katleri poole, ta on ka seal lauluväljakuga külgneval alal tegelikult, et aga seal on ka tegelikult päris huvitav, võib-olla lähme hoopiski mööda seda ala, kus on siis see Kumu, et seal on see Uuslinna tee, aga siis see Valge tänav. Et võib-olla jalutame siis sealt ja vaatame võib-olla seda Kumu muuseumi ka natukene. See on ka siuke huvitav koht, et ja siis sealt liigume vaatame, mis me veel siis sealt leiame. Aga siis elame näeme.